Tervist, mis passid siin? Vajuta sellele videole like ja telli meie kanalit, kui sa pole seda teinud, sest ainult sellisel juhul võtan ma sind täna endaga kalale kaasa. Tänasest plaanist kiirelt, et on laupäev ja vaatasin nädala keskele, et maru tuulevaikseks kisub nädala lõpus ja mõtlesin, et teeks sellise pulli, et tuleks üksi kalale rõngaga. Et tavaliselt kui kambaga käime siis ja paadiga, et siis on alati see teema, et see, kes on ninas, et siis see saab nagu rohkem kala, sest noh, kui see aug on seal võtu peal, siis ta võtab esimese landi ära, mis siin ette satub ja siis just ongi selle esimese meie lant. Ehk siis ma mõtlesin, et seda olukorda vältida, et siis ma tulen täna üksi ja rõngaga pole ka ammu käinud ja siis mõtlesin, noh, ajan siis rõnga kuumaks ja näitas suurepärast ilma. Eile vaatasin, siis kiskus mingit vihmu üles ja siis see vihm järjest pikenes, algus näitas, et öösel 2-5, noh tegelikult oli 1-st mingi 9-ni. Siis ma vaatasin, et ärkasin küll varem üles, vaatasin sajab, et ma ei viitsi tulla siia lihtsalt ligunema, et tulen hiljem ja mõeldud tehtud, siin ma olen, nüüd on kell juba sujuvalt saanud 10 ja päike paistab, ilm on soe, nii et lükkan rõngasse õhu sisse ja seda ma seekord teile ei näita, sest seda on teile näidatud küll ja veel, seda pumpamisvideot. Kes tahab näha, siis kerige edasi kuskil sinna kaugemale, et kuskilt selle video leiate. Aga lükkan rõnga vee peale ja täna püüan haugi. Vaatame, kas saab midagi ei saa. Et järgmine nädalavahetus on püügivõistlus tulemas ja siis teeks natuke randmed soojaks. Ennem kui mere peale lähen, siis natuke ilmajuttu ka. Et väljas on +10. Nüüd lubas küll sellist vahelduva pilvisusega ilma. Hetkel on suht vähe pilvi, et enamus aeg paistab päike. Vesi on ka selline 10 kraadi läheduses, et eriti soe ei ole. Püügikohaks on siis meri, siin meresopp, seal tagapool on selline suur madal bassein. Sinna läks üks konkurent ka ja siit on selle ajaga, mis ma paadi täis pumpasin, siis on paar paati ka sinna poole liikunud. Ma ei tea, kas nad, sealt saab välja ka tegelikult, et võib-olla nad sõidavad siis läbi. Ja siis seal teisel pool, sealt saab siis otse suuremasse meresoppi. Et muidu ma olen sealt taga käinud madalas. Aga kuna sinna läks ka üks samasuguse rõngaga vend, vähe fancy muidugi, tal olid igasugused lendõnged ja värgid ja kõik varustus käis selga ja läks nagu robotsit oma asjadega, aga noh, ma ei hakanud teile ütlema, et kuule, on mees, et sa tead, et need suured 10-kilosed augid, need ei söö mingi kärbseid ja kuradi putukaid, mida sa talle lobid, et kuradi amatöörrisk. Ma pärast näitan talle, kuidas landiga püütakse. Aga ma arvan, et ma alustan seekord sealt poolt hoopis. Tavaliselt ma olen kogu aeg sinna poole läinud. Ja lähen vaatan sinna kuni selle kanali lõppu välja, et loobin seda kanalit. Siin on paadiliiklust ja värk ja ilmselt väikest kala ja vesi vahetub, et ma arvan, et sealt võib kontakte tulla. Ja veest nii palju, et vesi on kõrgel. Siin juba neljapäevast hakkas veetase üles minema ja praegu on selline viimane kord, kui ma käisin, siis oli väga madalne. Siis seal tagasopis, seal ei saanudki põhimõtteliselt lestidega midagi teha, seal olid jalad põhjas ja muda oli kogu aeg üleval, aga sain suure kala. Nii et see ei tähenda midagi. Et sellest, kuna on kevad, mis ta siin on meil mai 16, 17 juba, siis täpselt ei teagi, kas see aug on nüüd ära kudenud või ei ole. Et osades kohtades on, osades ei ole. Et see selline olematu talv ja pikk lõppematu kevad on teinud oma töö ja ega see aug ka täpselt ei saa aru, mida ta kus tegema peab. Aga ma vaatan, kas ma leian mõne kala ja kas on mari sees ja nii edasi. Nii. No vaadake seda kanalit, ideaalne. Sügavust ma ei tea, aga ma arvan, et siin ikka on midagi. Äkki 2 meetrit.
alustan püüki siis spinneriga. Panen siukse pardipoja otsa siia. See, ma ei mäleta, kas ma olen sellega üldse kala saanud. Ma arvan, et olen. Esimene vise. Ja ei tulnud kala. Pardipoeg on nii inetu, et selle lõigu pealt ei saanud ühtegi kontakti. Proovime midagi muud. Mis meil siin menüüs on? Paneme järgmise spinneri. Siuke vestin. Karbid võiks kinni hoida, sest muidu võib juhtuda, et midagi läheb sulps vette. Nii, esimene vise. Ohoh, see on nii veider. Mingi vigastus on sellele. Noh, tundub, et ma ei ole ainuke, kes tuli ilusat ilma nautima. Et siin on kummipaate, siin on rõngaid, siin on mingisuguseid paate, kaatreid. Jõhkralt liigub rahvast. Ma ei tea, kõik sõid lähevad sinna poole. Sinna siis, kuhu ma algselt plaanisin minna, aga ma ei läinud, sest see teine rõngaga poiss läks sinna. Ja nüüd tundub, et kõik lähevad sinna. Nii et ma ei teagi, kas äkki nemad teavad midagi rohkem, mida mina ei tea. Või siis lihtsalt tõmbab inimesi sinna poole. Eks ma teen oma plaani lõpuni, ma käin seal taga ära. Seal on veel vasakul pool peaks olema, viimati oli sellist roogu. Loobin seda natuke ja siis ilmselt panen täiskäigu sisse, kihutan sinna soppi. Vaatan, kui läbi ma selleks ajaks olen. Kas ma üldse sinna jõuan. Ja kui ühtegi kontakti pole, et siis vaatab, kus selle motivatsiooniga ka on, sest sealt samast sillalt läbi minna, siis seal on kohe see exit on seal nagu, saab bussi juurde. Et ei, ma nii kergelt alla ei anna. Kinni ka veel siia riski. Nii, pressisin ennast siit kanalist läbi. Siin on siuke äge bassein. Vaatame, kas siin elab ka keegi või? Nii, daamid ja härrad, sujuvalt on möödunud 2 tundi nullitades. See minu esialgne plaan, et ma liikusin sinna vasakule, see ei töötanud, sest kala seal ei olnud või noh, üks oli, näitas ennast korraks ja siis läks ära
sealt tuleb mingi paat, ma pean vähe eest ära tõmbama. Või ei tule, või tuleb. Ühesõnaga, tulin siia paremale poole soppi, kus pole kunagi ilma jäänud. Sais näha, kas täna on esimene kord. No nüüd võta maa, siin on väiksemaid ka. Aga teen siin mõned heited ja vaatame, kus läheb. Nii, nüüd on küll lugu selline, et on piitsutatud siin ja seal ja tuttavates kohtades ja uutes kohtades ja pandud kummi ja spinnerit ja kõiki, mis mul siin landi karbis leidus. Ja ei saa seda asja tööle, ei saa augi sööma. Ühte nägin, tuli järgi, aga ilmselt ei olnud, kas ei olnud näljane või siis oli lihtsalt liiga aeglane. Et jõudsin landi välja tõmmata enne, kui ta tuli ja näitas külge. Nüüd siis kütan auto poole ära. Aga tähelepanelikumad, kes seal näevad, siis vaatavad, et seal video all on nii palju veel järgi videot, siis see ei ole kõik see, et ma nüüd võtan kummikud jalast ära ja ma ei tea, kuivatan sokke, sest mu kahlakad on läbi ja need kuskilt lekivad ja ma tunnen, et mul on mõlemad jalad märjad. Vesi ei ole kõige soem. Et järelikult see video jätkub. Ja kuidas see jätkub? Seda vaadake edasi, sest mul on teile üllatusvaruks. Üllatus! Ja üllatus on siin. Tere! Ja Eiki ütles, et mida sa plätserdad seal jalgupidi vees. Plätt. Tule normaalselt paat ja lähme püüame normaalselt kala. Et Heiki, kus need augid on? Ühesõnaga, tere tulemast Ingosse ja siin me käisime viimati Openi ajal, kui me käisime Openil Masteriga. Ja siis tassisime seda akut ööseks laadima ja Martin Laaksos vist sinu juures oli mööda. Ma isegi ei mäleta. Mul on hea mälu, aga lühike. Mingi siuke teema oli ja peale seda siin meile käinud. Ilmselt see ei olnud mingi väga hea koht. Sest kui me siia nagu rohkem tagasi tulnud, et järelikult see on hea koht. Siis ma mõtlesin, et nüüd siin 6-7 aastat hiljem, et annaks uue võimaluse. Lähme vaatame mingid kohad üle, mis ma seal kaardi peal valisin välja ja loodetavasti natukese rohkem õnne kui Mihklil hommikul selle plätserdise asjaga. Et lähme proovime nagu päris kalaga püüda. See on normaalne asi, sa pead endaga selima. Jah, ei see on kindlasti normaalne asi. Igal asjal on oma aega kohta, aga kevadine, ma ei tea, 10-kraadine merevesi, see ei ole see koht. Jah, aga vajad gaas põhja, lähme minema. Sutsaki ja kohal. Nüüd on selline pull, et meil ei olegi täna pulti Nina mootoril, vaid meil on pedaal. Seda vajutad, siis see teeb igast asju. Aga täpselt ei teagi, mida see teeb. Siit vajutad. Ops, läks käima. Siit keerad. Nojah. Ühesõnaga, Mihkli jaoks on uus asi. Ma ei tea, kummas järjekorras videod üles lähevad, aga tegelikult Ülo on juba sellega tutvust teinud. Et vaatame, kumb siis paremini hakkama saab, et kas Ülo saab hakkama või Mihkel saab hakkama. Aga esimese viske ei olegi spinner, vaid on mingi siukene asi. See on päris ksikas. Vestin mingi on. Ma vaatan, läigib. Jah. Et kui ma Üloga seda seal järves loopimas käisin, siis mulle meeldis see, kuidas ta sätendas väikse käes. Ja siin me proovime ka, nagu ma näen, see läheb madalamaks, ühesõnaga keerame mootori teistpidi, siis pidurdame ennast kinni. Põletan ainult teine käik, sest on natuks aeglane, teeme esimese viske.
Sorry raisk. Natuke see käis siin. Ja tõnge käest ära ei tõmmanud. Ja siis samal ajal, kui Heiki kampsunit koob, siis ma räägin teile sellise uudise, et kui te tahate selle sama paadiga minna kalale Soomes, siis paat on rendis. Jah, seda on võimalik rentida ja seda renti on võimalik võtta nii, et tuled ise järgi, treileriga lased sisse, püüad kus tahad, päevast nädalani, võib ka 8 nädalaks, kui numbrid ja asjad nagu kohtavad oma vahel ja siis saab ka nii, et ma toon selle kohale, lasen sisse, toon teile suvila juurde ära, püüate nädal aega ja siis ma tulen ise järgi ja siis saab ka nii, et tulen kohale ise ja viin päevaks. Rohkem ma ei jaksa, päev on nagu lagi. Et jah, kirjutage ja joonistage, kui on huvi. Jah, nii et kui huvi on, siis kirjutage Heikile otse, Heiki tees. Ja siis kuskilt ametlikus kohas saab ka seda vist. Jah, see on ametlikus kohas ka rendis olemas. 175 eurot on päev. Nii et kui teil on 175 euri ülearust krõbisevad, siis kirjutage Heikile ja võtke pikemaks ajaks, saate veits parema hinnaga. See on norm, jah. Ilus paks on raske, sidagi raske. Või siis pole ammu kala saanud. Päris norm, jah. Võtta kavaga või ilma kavata. Mina ei tea, kuidas sa tahad seda võtta oma seda saavutust. Küll tee mul see landikarpsid lahti. Tuli poiss. Ja video on päästetud. Meil on kala olemas. See võib isegi mingi 75. Heiki, see on kala number 1. See on kala number 1. Et on purgis kõik meie vaev, Mihkli kuradi plätserdamised, minu ärkamised ja sõitmised teise maailma otsa. Ja üks kala ja tasus ära, nii lihtne ongi. Ja. Aga võtame ta siit lahti ja siis teeme pildi ja siis teeme väikse klipi ja siis läheme ta lahti tagasi. Tahad aamrit või? Kurikat, kirvest? Kaalu tegelikult tahaks. Sul on kaal paadis. Pardatšokis peaks äkki olema. Siin on need. Kaal. Aha. Viis kilo. Ai, see oli LBS 2 kilo. Nii, vaatame kella ka. Kell on 15 minuti pärast 6. Mina tulin mäletamist mööda kell 10 kalale, nii et 8 tundi. Väikest tee. Ei, hästi on. Tee, ma siin räägin juttu nii kaua, kui Heiki teeb. Ei püsi käes. Kuradi ei taha hammustada ka saada. Selles võttes kahva on alati ja lihtne tagasi visata. Jaa. Opa! Ilus matakas. Igane paks kala. Kus sa teda kaaluda tahtsid? No ei kaaluda. Ei ole vaja teda kaaluda. Tuli poiss. Vesinik sitaks külm reski. Sa filmid ise enne. Jah. Kala number 2. Tuli sealt roo seest. Ja jõhkralt tige oli. Sealt samast tuli.
kala moodi. On jah? Pani hea paugu. See on vaba. Niimoodi. Ops. Selline kaunis. Ilus ka. On jah? Head värvid tegelikult ja head kvaliteetne täpp. Kvaliteetne täpp. Ei ole mingi printimise iga ega midagi. Ei ole jah? Siuke. Ja ei saanud viga ka. Moka otsast oli. Ilmselt läheb nagu rakett. Paadi alla. Toon sulle seda kaalu. Mitte kaalu, vaid seda. Mida? Kollutan paati. Ila juba. 1-1. Sellised asjad. Ei no, selge on see, et kui see kala on seal ja ta on nagu võtu peal, siis ta paneb kohe siukse littumi, et... Kõmmi ära, jah? Jah. See pani ka. Esimest pani mööda ja kohe pani uuesti. Pidanud väga pikka pausi tegema. Mine p***si läks ära! Tuse ankur, noh. Nägid ka kala või? Nägin, aga suurust ei näinud raisk. See tegi jõnks, jah? See on palju väiksem. Ma arvan, et ma vast võtan isegi käsitsi. Su enda kaamera käib? Jah. Maru lühikeseks jäi see, et see on ikka maru väike, jah. Võrreldes selle eelmisega. No, mis nüüd toimub siis? Vend on jumala pinges, noh. Siin läks. See on hea lihtne vabast. Jep. Siuke pinges. Väike rakett. Tšau. 2-1. 2,5. Mis ta siis? 2-1,5. Ei, mis asja? Mul oli suurem kala. Ei no, koguseid loeme. Okei. Mul oli nagu see poolik. Poolik oli, see oli nii ilus kala. See oli selline, et see nagu, tal oli jõudu. Et lihtsalt ta läks ja siis ta tegi seda veel jõnks, siuke tugev jõnks käis läbi ridva ja... Jõnksutame edasi nüüd roo ääresid. Siin on muideks vesi 14,5 kraadi, et mitte ei pidanud külmemat vett otsima, vaid soojemat vett. Jah? Ilus kala. Noh? Siis võtad selle minu kala välja? Ja ta nüüd nii suur ka ei ole, aga nagu aigelt oli jõudu. Vend lihtsalt niimoodi vajutas vee alla ära, et nagu ma mõtlesin, nüüd on 10-kas. Siis tuli pinnale, ei ole ka 10-kas. Sa tahtsid ära minna siit? Ilus, kuule, see on päris hea ju. See on päris hea, jah. Tahad kahva või? Oi. See on... Vaata, ma mähin ära ka veel selle. Ära mähi, see on meeter. Ei ole meetrit. 95. Huvita, kas see oli see sinu kala või? See võib olla küll, jah. Meenutab küll seda. Näe? Heiki raisk. Aga vaata kui äge. Mina sain sellest pool punkti, sina said terve. Jah, eks mulle meenub see, et kui sa seal Turgu reisi all selle minu võidukala ära võtsid, mida sul polnud vaja. Ja, sul oli keeritud ikka vihaga. Jah. Kas me oleme keset teed või? Ei ole. No tema oma selle kanuga mahub küll mööda. Lasen ta mööda ära, ma ei ütlisi.
Ei veel vankus ju. Ei no kui hakata siin tõstma asju, teised vennad tulevad, vaatavad. Live asjad on peal ja siis meil on kuradi kalakahvas siin ja möllavad. Seda mõõdame ka, nii? Mõõdame, jah. Heitse. Vaata, nüüd on 88 isegi. No nii. Oba! Ja. Neid me siia püüdma tulimegi. Vaata moment veel. Kas sa saad, kui ta ootab. Tee pilti või video? Mõlemat. Ja neid me siia tulimegi püüdma. Teen video ka. Tee video ka. Ussa raisk. Noh. Nii, vaata, 3, 2, 1. Ja 88 sendine isend ja paneme ta tagasi kasvama. See GoPro näitab sul vist taevast. Kaameramees võiks natukese nüüd. Ikka tahab alla minna. No. Vägev värk. Ma ei tea, millega sa siin lüüa saad, aga olemas. No. Mis siit on? Siit on tulnud nüüd 3 kala või? Jah. Käis. Oba. Ilus või? Normaalne vist, eh? Lihtsalt kiire. Ahva. Ilmselt ei taha. Ei taha. Ei taha, see on lihtsalt maru jõuline. Keeran selle tagurpidi või alla või? No kui sa käima paned, siis pane ta käima tagurpidi ka. Mis tal nüüd siin on siis? 2 konks. Vaata. Kiirutab raisk. Kurat, ma ei saa aru, kus see teine on. Teine on väljas. Noh. Kuidas ta on nüüd siin sees? Ma ei saa. Päris isane konks on, seda sa küll sirgiks ei tõmba mitte kunagi. On jah. Selline. Ops. Maru jõuline elukas. Pum. Olemas. Olemas. Siin on neid veel. Kindlasti. 2 viset ja 2 actionit. Samasugune väike käis. Jõudsime gümnaasiumist lasteaeda. Sukene pulk. Õnneks pääses suht tervelt, et ei olnud nagu kuskilt läbi torganud. Sinna meni. Seal on üks veel, kui sa tahad. Ma ei taha nagu nii tugevat ka juhtima minna. See ei lähe isegi arvesse. See pani haige litta. See oli vist mingi siukse hooga või? Ma ei tea, kust ta tuli, aga... Ma võtan... Või? Võtad ise või? Just arvasin, et ma täpselt niimoodi juhtub. Vaatasin see kuradi konks oli nii. No, loeme, et see oli arves kalas, et läks võinud kahvaga välja võtta. No ja kui sa poleks ette tundma, oleks tulnud ise siia, aga põlvitama oleks. Mõtlesin, ma aitan. Saad aru see? Paindus selle õngega siin niimoodi, et ma mõtlesin, mis asja sealt nüüd tuleb.
paar pauku oli ilma kalata, vaata, ja siis juba nagu kuidagi rahunesid maha, vaata, ei olnud valmis enam. Siis kui pani nädaki. Ja ta veel pani nagu, lõi ära, lõi nagu selle lõdvaks. Ja siis ma sain aru, et ta on tegelikult see suus, vaata. Et ta oli nagu lõdva. Siis ma natuke pingutasin ja kohe sain aru, et ops, raskus on taga, kohe haaksin. Kuidas ta nii suur tundub? Ütle mulle. No vaata, nad on nii jäädad, nagu jõhkralt on jõuduna. Need on jämedad, jämmud. Tuleb nagu sellise littumiga, nagu poleks kunagi süüa saanud. Need on nii laiad. Oota. Nagu See on väga hästi toitunud siin kandis. Ma arvan, et siin on lihtsalt jõusaal neil kuskil. See kala muidugi pääseb kohe ära. Seljapäev. Seljapäev on olnud. Seljapäeval on poisid kohal. Oota. Maru, juba valgusin sinna, ma arvan, et saab hakkama sellega. Oota. Kohe läheb. No, üles. Mingi kuradi hammas käis kuskilt käe vahel läbi. Niimoodi oligi läinud kinni. Aha. Norm. Kunagi oleks Openil mõõdukala, aga vist enam ei ole. See ei ole enam mõõdukala, jah. Jah. Ma ei tea. Ma ütleks, et normaalne. Parem kui seal, kus ma esimesena hommikul käisin, nii et. Ja kaalu, vaata. Ma ei saa, kuidas need kaaluvad nii palju. Oho. See nüüd pani aku midagi kotti. Sabaga vastu untsin. Nädaki, oi, läheb. Läks kõvaks või? Jah. Läks küll. Ma ei tea, mis sellel nüüd hakkas siis. Külm hakkas tal või? Siit tõmbas. Amatöör. Akuti peaks olema ja. Päev hakkab vaikselt õhtusse saama ja päike hakkab ka ära kukkuma. Me läheme nüüd tagasi selle esimese koha peale, kus me saime siin mõned päris jurakad augid ja siis, kui seal rohkem ei näki, siis läheme koju ära. Nüüd läks midagi suuremat. Päris madal. Näe, siin oli mingi suurem kala. No ma ei tea, võtame selle päeva kokku ja räägime lähemalt, mis meil siin toimus. Ja ma alustan siis endast, et hommikul algas vara, vaatasin, et sajab, mõtlesin, et noh, magan veel natuke, tegin vähe pikema hommikusöögi ja pikemad vetsuskäigud ja kõikile võttis rohkem aega ja siis jõudsin 10 kalale. Seal ka asjad vette ja värki, siis ühesõnaga rõngaga ilm oli ilusam kui pidi ja kalavõtt oli kehvem kui pidi. Ja siis aga ei visanud püssi põõsasse. Sõber Heiki tuli appi ja vahetasime kohta, vahetasime paati ja tulemus oli teie ees. Jah, ma räägin siis oma versiooni päevast, et eile ma siin küsisin, kes nagu kalale tahab minna ja siis keegi jõudui, mina ei tule, Mihkels ka ta ei tule ja siis hommikul vaatasin aknast välja, jalad diivani peal ja vihma sadas ja siis tegin videokõne Mihkliga ja siis ma vaatasin vendane Helsingis, päike paistab, püüab selle kala ja siis mõtlesin, kurat, ma lähen ka kuskil ikka. Kakkusin selle paadi siis garaažist välja, lasin survepesuriga puhtaks ja siis otsustasin, et kuna mul ei olnud veel nagu kindlat plaani, kuhu ma lähen, siis ma otsustasin, et ma lähen ka äkki siis sinna Helsingi poole ja
helistasin Mihklile jälle, Mihkel ütles, et kala ei tule. Ma ütlesin, et kuule, et saame Ingo sadamas kokku ja lähme viska see parvamale sinna võssa ja lähme kuradi, vaatame paadiga natukese ringi ja me püüame kala. Ja no nii see plaan läks. Naljakas on see, et sa helistasid mulle eile mingi pool tundi peale seda, kui ma pakkisin asjad ära, viisin autosse, et hommikul ei pea neid asju vedama. Et kala lähme või? Mis kalale, et mis ilm on ja kuradi ma ei tea, ma ei viitsi. Ja siis mõtlesin, et ma väldin seda olukorda, mis sa täna mulle tegid. Ehk siis, kui mul oli seal võtt, sa viskasid kohe sinna ja said selle kala kätte. Jah. Sellised olukorda saab vältida, kui sa lähed üksi ja sa ei saa mitte midagi, siis keegi ei võta sult mitte midagi eest ära ka. Kui sa võtsid, need vene poisid kummipaadiga võtsid nina ees mul augi. Sükse mingi. Ja, see sai kohe nuia ka enne. Jah. No, eks sööma peab ka selles suhtes, ega see söömine ei ole keelatud. Ja eks täna oli ka ju see suurem kala, kes su käis võtmas ja pääses minema ja ilmselt mina selle siis sain selle kätte. Nii et ärge võtke sõpru kaasa kalale, mingi üksi, siis saate kõik kalad endale, kui saate kala. Ja meie õhtu on see viimane spot, kus me mõtlesime, me teeme viimase kalaga nagu siis selle video väljamineku, me sõitsime, ma ei tea, mingi 15 kilomeetrit, ma leidsin Google Mapsi peal mingi koha, mis on nagu siuke ideaalne roostik, madal, heina, kive nagu ja siis see pika nagu kanali sees ja mõtlesin kohe, et siin on veetemperatuur ja 17 kraadi on siin vesi. Mujal väljas on 11, pool, 12 ja need, kus me augi saime, need olid 13, 14. Et siin on isegi 17, 16, 17 ja kala on siin 0. Väikest kala on siin 1 miljon. Seda kala, röövkala siin 0. Ühesõnaga ma järgmine kord tulen pellipoodiga siia, sest siin on varvastel soem, sest mul need lekivad need kahlamispüksid ja jalad olid siiamaani märjad ja valged nagu paver. Siin oleks soem solberdada ja tulemus oleks ju sama. ja, et see kõige tähtsam. Ja siin on selles suhtes, siin oli nii madal vahepeal, et kui nagu see koht ei meeldi, siis tõused püsti ja kõnnid otsa teise koha peale, istud maha ja loobid jälle vahet. Taigule aitab küll, see video tuli isegi liiga pikk, kui jah. Et selles mõttes, kui sa vaatasid selle video lõpuni, siis kapuuts maa sinu ees ja pane ikka like ja telli meie kanalit. Ega midagi, järgmise korrani. Siis kirjuta kommentaaridesse ka, et mis meeldis ja mis ei meeldinud ja kui midagi sukks pähe tule, siis kirjuta midagi muud sinna kommentaaridesse ka. Visake pöiale, võitke seda liiklust ja vaadake meil teisi vanu videosid ka, et meil hakkab siin neid olema juba 200 kanti, et kui kõiki neid pole, siis hakkake ka läbi vaatama neid. Päev otsa prillidega käin, siis võtsin eest ära, nagu vaataks keevitust. Tegelikult on jumala pive. Jaa, aga ikkagi. Ei, aga olge tublid, käige ise ka kalal ja tšau. 21, nägemist.